See esimene video saab olema päris piinlik kindlasti. Minu nimi on Kevin, olen driftiga tegelenud juba pea 10 aastat ja kindlasti enamus drifti inimesi on mind näinud erinevatel radadel, erinevate autode roolis. Oleme Lagedi vanas garaažis kolinud Jüris uude garaaži, kus me oleme koos Kristjan Sallu Salmrega. Sallu roim seisab siin all. Näitan ka lähemalt teile Mustangit pisut ja mis plaanid sellega on. Mustang on tänaseks juba päris laiali võetud. Näitan ka, mis siin esisilos plaanis on. Plaanis keevitada käännikud ümber, viia see käännik lähemale, siis saab rohkem plokki, panna teine roolilatt. Tagasillas on tal juba olemas reguleeritavad kaikad, millest saab kokkujooksu keerata. Nii et siin pole vaja üldse mitte midagi teha. Lihtsalt kokkujooksu peale ja saab sõita juba. Hetkel on siin mootoriks Fordi enda vabalt hingav mootor, mis on aftermarketi kompressorgi üle laetud. Aga see on plaanis vahelt välja võtta ja panna M62 vabalt hingav, kuna seda on Pro 2 meile küllalt. Salongi poole pealt vist ei olegi väga midagi tegelikult muuta, kuna juba praegu on see auto manuaalkastiga. Käsipidur on olemas. Ning ega driftis tegelikult rohkem polegi vaja. Aga kui nüüd tõsiselt tegelikult rääkida, siis auto jääb Fordi originaalmootoriga, kompressoriga eeldavasti peaks olema tal kuskil 450–500 kilovatti, millega võiks ka isegi jõuda Pro klassi sõita. Tal on manuaalkast ja differi ülekannet me veel ei tea, kuid differ ja poolteljad tunduvad ka tugevad ja suured. Kere on üldpildis väga ilus. Siia taha on ta saanud väikse kõksu. Kõik rattad tunduvad olevat omal kohal. Ainult väljad olid katkidel 2 tükki. Lansekad asjad on paigal ja kere alt on igati ilus puhas ja lausa lust on sellist kere lammutada. Mustangi plaanid on esialgu lihtsad, võtame kogu auto paljaks, vahetame mootoris ära saaled igaks juhuks ja vaatame, et saaks kõik korras. Siis tuleb puur sisse, värvime kere ära, värvime seest ära, väljast ära ja hakkame vaikselt komplekteerima. Sildadesse paneme tegelikult muidugi Wiseweb'i nii ette kui ka taha silda. Mootor jääb meil siis originaal. Peaks tegema 450 kilovatti umbes, võib-olla natuke rohkem, võib-olla natuke vähem, täpselt pole veel keegi kindel. Originaalis vabalt hingavana on tal 324 kilovatti. Seest jääb, üritame hoida armatuuri alles, kuna see tundub päris süke vinge olevat. Lõikame ta tühjaks ja kergeks. Uue rooli paneme, võidusõidu oma. Istmed paneme võidusõidu omad. Käsipidur sisse. Käigukast jääb praegu originaal ehk peab vastu, eks ole tulevikus näha. See on meie uus garaaž. Siin on üks tõstuk. Max toimetab seal. Siin on teine tõstuk, seal on väike tõstuk. Siin on Sallu auto. See on ka siuke, nagu ta on tal siit sealt katki. Äkki teeb ka uueks aastaks korda siuksed asjad.